Täna vaatame, kuidas muuta logistika paberivabaks. GPS Logistika pakub siis paberivaba tööülesannete planeerimise tarkvara, mis võimaldab jälgida ja hallata firma masinaparki ning tellimusi reaalajas. Tööde järjekord on juhile selge ja konkreetne ning päevakava on paigas. Vaatamegi siis täpsemalt, kuidas logistikalahendus töötab. Selleks valige ülevalt rakendused ja valige Logistics. Teile avaneb eraldi aken, mis on siis logistiku töölaud ja vaatame siin esimene menüü on planeerimine. Planeerimise alt saate lisada uue tellimusega siis käsitsi või saate siis sisse importida olemasolevast Exceli tabelist. Ütleme, et meil on Ülemiste keskusesse vaja üks pakk viia ja me täpsemalt Ülemiste keskuse aadressi ka ei tea. Tegelikult me saame selle siia lihtsalt kopeerida ja kui teil on ettevõtte nimi on teada, siis ta pakub seda aadressit juba siin automaatselt. Ülevalt tüübi alt saame valida, kas tegu on siis üksiku või jäädavaga. Kui on üksik tellimus, siis jätame ta üksikuks. Kui ta on meil näiteks pidev klient, kes tellib iga nädal, siis me võime panna ta jäädavaks ja ta salvestub meie kliendibaasi nimekirja ja hiljem ei pea seda enam siia sisestama, vaid saame oma kliendibaasist selle kliendi valida. Hetkel võtame siis üksik. Tuumime siia natukene sisse, kuna tegu on siis sellise päris suure keskusega, siis teinekord on juhile hea see asukoht ümber tõsta ja öelda, millisest sissekäigust ta peaks kaubaga minema. Näiteks paneme siit sellest sissekäigust ja kommentaaridesse kirjutame näiteks maja tagant. Kui on kilod olulised, saab siia need sisestada kogus ja mis päeval siis see töö on vaja ära teha. Ütleme, et meil on esmaspäeval. Kui teil on erinevad sõidukitüübid, mõned, kes võivad kesklinna minna, mõned, kes ei või, suuremad, väiksemad, siis saab ära grupeerida ka nende autode kaupa ja ära määrata siis, milline masin konkreetset tööülesannet võib teha. Prioriteet, näiteks kui teil on prioriteetne klient, saate alati panna tema prioriteet number 9, siis ei arvestata mitte kõige paremat sõiduaega, vaid arvestatakse alati seda, et see klient on prioriteet number 1 ja siis arvestatakse marsruuti nii, et ta oleks optimeeritud. Piltide alt saate ka sisestada näiteks kliendi nime, faili üles laadida. Saab sisestada ka telefoninumbri, e-maili ja salvestame. Nagu näete, siis siin me seda just salvestatud tööülesannet ei näe. Et siin olekski hea jälgida, mis kuupäeva vaadet te vaatate. Näiteks meil on siin näha, et me vaatame 26. kuupäeva ja siis meil töölaual tegelikult ühtegi ülesannet ei olegi. Kui me valime töölaua vaateks 27. kuupäeva, siis on näha, et meil siin on 27. kuupäeval on 11 tellimust. Ja siin on korra juba Ülemiste keskus on sisestatud ja maja tagant ja maksumus on ka kirja pandud. See oli siis võimalus, kuidas teha tööülesannet käsitsi. Aga kuna kui teil on rohkem tellimusi, siis me ei kasuta mitte siit seda uut tellimust, ei tekita seda mitte käsitsi, vaid vaatame, kuidas saab importida tellimused teie olemasolevast Excelist. Selleks võtame lisafail ja kui teil on ette tehtud sellised failid iga päeva kohta näiteks eraldi, siin on ühe kliendi näidis, siis saate siit esmaspäevase faili üles laadida
näitan siis ära, kuidas see käib. Ja kui teil on tehtud ka šabloon, siis šabloon on tehtud selle jaoks, et ära määrata teie Exceli tabelis lahtrite pealkirjad. Esimene lahter on siis tellimus, klient, aadress. Et kui teil on oma Exceli tabel juba välja kujunenud, siis saate siit teha šablooni, et ei pea iga kord käsitsi neid pealkirju sisestama. Näitan siis kohe ära. Valime oma šablooni. Impordime sisse. Ja nagu näete, siis juba siin lahtritele on pealkirjad pandud automaatselt, kuna me olime need šabloonis juba ära määranud. Võite esimese rea vahele jätta. Ja kui teil on need tellimused jälle igapäevased või iganädalased, saate panna ka siia korduvad tellimused. Tekib vastav ikoon tekib iga tellimuse ette ja see tähendab, et need kliendid salvestatakse teie kliendibaasi. Et tulevikust ei pea enam Excelit üles laadima, vaid saate nad oma kliendibaasist valida. Ütleme siis, et nüüd on need tööülesanded on üles laetud sellest Exceli tabelist, aga vaatame siis korraks sellele Excelile ka otsa. Exceli tabel näeb siis välja selline tellimuste lahter, kliendi nimi, aadress. Kui te aadressit täpselt ei tea või ütleme, tellimus on linnast väljas ja te peate sisestama ainult koordinaadid, siis võib sisestada ka siia koordinaadid. Ei pea alati aadressit teadma. Telefoninumber, email ja mis päevast, mis kellaajast kuni mis kellaajani see töö peab tehtud saama. Meil on pandud, et terve päeva jooksul, aga kui teil on konkreetsed kellaajad vaja sisestada, siis saate Excelis need sisestada ja programm siis arvestab neid. Et kui nüüd oli vaja vaadata koordinaate, et kus kohast neid koordinaate saada. Võtate Google Mapsi ja teete parema hiireklõpsu, valite, mis siin on ja siit saategi kopeerida siis vastavad koordinaadid ja siis kuller juba juhatatakse siia koordinaatide juurde. No, on tegu siis taluga, väljaspool linna asuva mingisuguse uusrajatisega, kus aadresse veel ei ole Google Mapsi lisatud, siis saate hõlpsasti võtta siit koordinaadid ja sisestada siis kas näiteks siia uue tellimuse alla. Ja kohe näitab koordinaate, kus kohas need asuvad. Või ilmselt teil pigem on vaja ikkagi sisestada need Excelisse, et lihtne oleks importida. Importisime siis juba tellimused siia sisse. Valime nad. Teeme kõik aktiivseks, ütleme seda ülemiste keskust me praegu ei soovi valida, selle hiljem me lisame näiteks tellimustele vahele. Vaatame ka, kuidas see tellimuste vahele lisamine käib. Valime siit järgmine. Määrame ära, millisele autojuhile vastavad tellimused lähevad. Ütleme, kui teil on siin 7-8 autot, saab valida ka näiteks 2 autot, et nad tegeleksid nende tellimustega või 10 autot. Laete üles näiteks 100 tellimust, jagate 10 auto vahel, siis programm jaotab ise juba automaatselt need tellimused ära ja teeb optimaalsed ringid. Marsruutide planeerimine. Saate marsruudid lahti teha ja näete ka neid kaardil. Kaardi võib siis suuremaks teha. Et näete, millises järjekorras on marsruut paika pandud. Kuna meie ladu asub siin, siis esimene klient on ka meil kõige lähemal, teine 3. ja nii on siis kogu ring on peale tehtud.
kui meil mingil põhjusel optimeeritud ring ei sobi, siis me saame alati ka nad ümber tõsta. Näiteks ütleme, tõstame 4. kliendi 3. ja koheselt mängitakse ring ümber. Kui me ei soovi vastavat ringi kaardil näha, saame vajutada siia peale, kaob ta ära, vajutame uuesti peale, muutub see kiht teile nähtavaks. Kui meile kõik sobib, näeme, et 9 tellimust on valitud, määratud ühele üksusele ja 1 teekond on loodud. Vajutame salvesta. Ja kõik salvestatud teekonnad lähevad marsruutide alla. Liigume järgmisele menüüle, marsruudid. Ja me näeme, et siin on jälle tühi. Me peame aru saama siin kolmest olukorrast. Üks on aktiivne, mis siis tähendab, et siin me näeme tööülesandeid, millega praegu autojuht tegeleb. Planeerimine. Siin on siis need tööülesanded, mis on planeerimise järgus. Autojuht ei ole veel neid vastu võtnud, ei ole veel nendega tegelema hakanud. Jällegi, kui me tahame seda kaardil näha, teeme ta aktiivseks. Saame vaadata suuremat kaarti. Ja täidetud ülesannetel näeme siis neid ülesandeid või neid marsruute, mis on päeva lõpuks täidetud. Meie võtame siis planeerimise. Ja kui logistik näeb seda siin planeerimise all, siis tekivad need samad tööülesanded, mis on ka planeerimise all, tekivad nähtavaks ka autojuhile. Vaatamegi siis autojuhi vaadet, kuidas autojuht näeb neid ülesandeid oma kas siis telefonis või tahvelarvutis. Siin on siis autojuhi vaade tahvelarvutis ja väga mugav on autojuhil vaadata siis päevast tellimuste arvu. Näha on, et ta peab täna tegema 9 tellimust ja selle järgi tegelikult pakitakse ka tellimused autosse. Et kõige viimane tellimus pakitakse esimesena autosse ja see kiirendab teie logistikat. Võtamegi siis esimese tellimuse, ütleme, et autojuht on jõudnud kontorisse ja ta tahab kinnitada, et jah, ma olen kontorisse jõudnud. Ja vaatame siis, kuidas näeb logistik seda. Kuna me panime need tööülesanded esmaspäevaks, siis praegu on näha, et need on 22 tundi ja 48 minutit varem tehtud. Olime siin menüü all, oli planeerimine, aga kuna autojuht juba võttis esimese tellimuse, võttis vastu või kinnitas, et ta on kontoris, siis me teame, et autojuht juba sellega tegeleb ja ta liikus aktiivsete teekondade alla. Autojuht kinnitas, et ta on kontorisse jõudnud ja sama asja näeb paar sekundit hiljem ka logistik. Võtame siis uuesti autojuhi vaate. Oletame, et kui ta ei ole kunagi selle kliendi juures ei ole käinud ja ta ei oska sinna päris täpselt sõita, siis saab näppu peal hoida kaardi peal, kus on number 1. Ja avaneb siis see menüü, mis võimaldab siis valida tahvelarvutist või telefonist endale meelepärane programm, mis siis juba juhatab teda kohale. Kui autojuht valib esimese tellimuse, siis tekivad siin võimalused, et saab kliendile näiteks ette helistada 5 või 10 minutit. Ja küsida, et kas ta on kohal ja kui näiteks klient ei ole kohal, siis ei ole mõtet tühisõitu teha. Saab tellimuse tagasi lükata, kui näiteks klient ei ole nõus pakki vastu võtma või teda ei ole kohal ja saab ka kinnitada. Kinnitamise all saab autojuht lisada kommentaari, näiteks tehtud.
saab võtta kliendi käest allkirja, et siis Marienthali Selveris võeti kaup vastu, kinnitati seda allkirjaga kell 9:21 ja samamoodi saab teha ka pildi, ütleme, kui on tegu mingisuguse juhtumiga, kus kaup on kahjustada saanud. Saab teha kaubast pildi, selle siia juurde lisada. Ja logistikul on siis täpselt ülevaade, et mis mure või mis selle kaubaga siis täpsemalt oli ja saab fikseeritud, et kas ta oli juba enne pealevõtmist kahjustada saanud või siis transpordi käigus autojuhil juhtus midagi ja kaup sai kahjustada. Juht siis kinnitab tellimuse ära. Kohe tal tekib tahvlis staatus kinnitatud ja vaatame siis, kuidas logistik seda näeb. Logistikul on samamoodi sekund hiljem informatsioon olemas, et teine tööülesanne on tehtud. Logistik saab selle lahti võtta, näeb kommentaari tehtud ja saab vaadata ka manuseid. Siin on siis Marienthali Selveris antud allkiri. Teinekord, näiteks kui allkirjast ei piisa, võib teha alati kaasa ka pildi isikut tõendavast dokumendist. Ja siin on siis tehtud pilt kaubast. Võib teha ka pildi isikut tõendavast dokumendist, näiteks ehitusplatsidel on tihti mure, et kauba võttis vastu keegi Marek, aga päris täpsemalt ei tea, et kes see Marek oli või kuhu siis see kaup täpsemalt sai. Et siis tasub teha kindlasti ka pildi näiteks juhilubadest või ID-kaardist. Võtame siis järgmise tööülesande tahvlis. Vajutame kinnita. Ja nagu näete, sekund hiljem on näha ka see logistikule, et see on tehtud. Valime siis kolmanda tööülesande, vajutame jälle kinnita. Kaup on kohale toimetatud. Nii, saadame ära. Ja jälle infovahetus käib väga kiirelt.